Tere hommikust kõik minu Lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Täna olen ma suhteliselt varajane, sest nagu öeldakse, hommikuti on pliiats kõige teravam ja siit on siis tulemas järjekordne mõttelõng ehk rääkimine iseendaga, audiovisuaalne lindistus kartoteeki, arhiivi. Ütlen ette järjekordselt, see teema ei ole kõige just selline parem, selles mõttes, et kõik tahavad kuulata ju valgusest, armastusest, päikesest, vabadusest, aga nagu näete, kõik see, mis meie ümber toimub, see on täielikult, nagu ma varasemalt olen öelnud, otsetee kuristikku. Kohe ma jõuan teema juurde, õigemini 2 teemat, mida ma tahan täna arutada. Aga sissejuhatuseks ma võib-olla tooksin veel kord meeldetuletuseks siis mõningad sellised eluseigad, kui ma 2020. aastal, kui Mehhiko õlleviirus sai stardipaugu, jäin Cuscosse Peruusse kinni. Sellel 9-kuusel perioodil seal Peruus on väga sügav ja suur tähendus minu jaoks isiklikult, sest see muutis nagu täielikult minu elu ja olu ja tulevikku, sest Peruu oli välja valitud üks selline riik, kus hakati koheselt katsetama täpselt nagu Hiinas nii-öelda hunta režiimi 9 kuud sõjaväe eriüksuste valve all, linnas sõjaväepatrullid, kõik täielikult suletud, majandus täielikult nulli aetud, välja suretatud. Nad testisid inimeste psüühikat, nad testisid inimeste valmisolekut uueks maailmakorraks. Ma elasin selle kõik läbi, ma olen pikalt ja laialt juba sellest rääkinud, aga võib-olla mitte nii väga pikalt ja laialt. Ja see oligi siis selline aeg, kus lubati ainult nädalas korra poes käia, pangas käia, turul käia. Sõna otseses mõttes keegi nagu ei kontrollinud seda, kuid see hirm alateadvuses, et kohe-kohe võib ükskõik missugune sõjaväepolitsei siis või see hunta liige seal tänaval siin kontrollida, sinu dokumente kontrollida. Võib-olla ma olin nagu eelistatud selles mõttes, et ma olen selline mitte just inka tüüpi kehaehitusega, et mul on selline tugev euroopalik või Põhjamaade ja mehe kehaehitus, kuidas öelda, kordades nagu midagi on rohkem kui nendel pisikestel inkadel seal. Ja tänavapildis ma olin nagu eristatud kui valge inimene ilmselt ja võib-olla sellepärast mind väga nagu ei tülitatud, seal paar intsidenti oli. Aga mida ma tahan sellega öelda, et tegelikult see sõjaväe hunta, see ongi siis see, mis hakkab uut maailmakorda siis koordineerima avalikus ruumis ehk linnade tänavatel. Ja see allutamine toimus siis sõna otseses mõttes kuulipilduvate automaaditorude ja selliste raske relvade hirmu all, sest selline tänavapilt nägi alati nagu välja, et kusagil 6 sõdurit kõndis sul ees ja 6 sõdurit kõndis sul taga ja sa sattusid sinna karpi vahele. Läksid üle tee, teiselt poolt tuli vastu umbes samasugune sõdurite siis grupp ja sisuliselt nad olid terve linna ulatuses, et ükskõik kuhu sa pöörasid, võib-olla 100-200 meetrit said nagu käia ilma järelevalveta ja siis pöörasid teisele tänavale, jälle nad seisid seal nurga peal või olid niimoodi vastas. Et see on nagu selline sõjaväe hunta üldine piltlik nagu väljendus, et kuidas see kõik toimus. Ja miks ma siis täna tahtsin hommikul varakohe sellest asjast veel rääkida, et see ei ole niisama ajaviiteks, aga praegust on siis tulnud värske uudis, et Saksamaal siis tuleb Bundeswehri eriüksus alates 1. oktoobrist
tänavatele patrullima ja nii-öelda korda looma, et püüdku keegi tulla protestima, püüdku keegi miitingule tulla või siis protestida seal siis elektrihindade või valitsuse vastu või mis tahes protesti avaldada siis nii-öelda korra ja võimude vastu, siis see hunta lahendab need asjad päris kiiresti ära, ehk siis Bundeswehri eriüksus, sellel on ka saksakeelne koondnimetus, vaadake seda minu eelmist postitust, selleks on päris pikalt ette valmistatud ja ma tahangi rääkida nagu suurest plaanist, et vaadake, kui hea on luua uut maailmakorda, kui selleks on põhjused olemas. See on nagu selline vana KGB trikk, mida kasutatakse praegust maailmas. Et kõigepealt looge situatsioon, siis on põhjus seda situatsiooni hakata lahendama. Ja see ei ole omapärane ainult siis võib-olla, jah, Putini kohta on seda palju räägitud, et kõigepealt ta loob probleemi ja siis hakkab seda kuidagi lahendama või siis terroriseerib seal midagi või teeb midagi selleks, et hoida oma reitingut kõrgemal. Aga nagu te näete, Euroopa Liit, maailm Euroopa koos siis ameeriklaste, inglastega on täpselt sama teed läinud, sama meetod, sama taktika siin maailmas ei ole absoluutselt mitte midagi uut. Tuletage meelde seda uue maailmakorra loomise käsiraamatut, kus 6. punktis oli, et looge sõjaolukord ja nii edasi, tuleb digitaalraha, siis tuleb see ja teine, finants lastakse põhja, majandus lastakse põhja. Ja kuna ma olengi 2 aastat pikalt rääkinud, et see lähebki nii, et te kaotate kõik töö, te kaotate absoluutselt oma sissetuleku, oma ärid, oma firmad, kõik aetakse pankrotti, siis paljudele oli nagu mõistmatu, et kuidas seda tehakse, et see on nagu selline vandenõuteooria ja suur vandenõu, mingi ullikene kusagil räägib, aga nüüd te näete oma silmaga, kuidas seda tehakse ja selleks on vaja põhjust. Kas te olete tähele pannud, et ükskõik mis artiklid praegust Euroopa Liidu poolt, Ameerika poolt või meie poolt tulevad, igas on selline klausel sees, et tänu Putini Ukraina sõjale, tänu sellele, et Putin Ukrainasse tungis, tänu sellele, et Putin Ukrainas sõda alustas, või siis öeldakse, et nii kaua, kui Putin Ukrainas sõdib, nii kaua on kõik need probleemid. Kui ta ei oleks sõda alustanud, ei oleks neid probleeme olnud. Nüüd aga mõelge teistpidi, kui onu Schwab, seesama, kellele allub kogu nii-öelda tsivilisatsioon, tundub, et kõik riigid on sellele siis allutatud selle uue maailmakorra loomisele, kusagil see karvane käsi juhib seda kõike ja miks siis need asjad kõik toimuvad maailmas üheaegse ettekirjutuse järgi. Ja onu Schwab on ju öelnud niimoodi, et teil ei saa mitte midagi olema, aga te olete õnnelikud ja ma olen seda õnne defineerinud lahti mitmeti, et ongi, kui te jääte ellu kõikides nendes kadalippudes, mis tuleb meil nüüd läbi käia, siis te lõpuks oletegi õnnelikud, et te elus olete. Et te ei ole õnnelikud sellepärast, et te olete kõik kaotanud, vaid te olete õnnelikud sellepärast, et te olete ellu jäänud. Võib-olla üks väheseid teiste seas, aga te olete elus, juhul kui olete. Ja siit tulebki nagu välja ilus muster, et miks pidi Putin alustama sõda Ukrainaga, sest oli vaja tekitada vastuseis Lääne ja Venemaa vahel, mis siis on loonud olukorra selleks, et elektrihinnad, bensiinihinnad, gaasihinnad, kütusehinnad, mis tahes energeetikaga seonduvalt, mida me igapäevaselt tarbime, mida heaolu ühiskond on harjunud tarbima, need on tõusnud lakke. Kui ma nüüd vaatan seda pilti, mida inimesed räägivad, et varem oli mul elektriarve 130 eurot, nüüd on 280 eurot.
kusagilt jooksis juba läbi, et ühel firmal oli 45 000 elektriarve, suurematel on sadadesse tuhandetesse elektriarved, kes on mingisuguse kaubanduskeskused, mis iganes suured. Ja nad ju väidavad, et see kõik ju tõuseb veel, see läheb üles ja on. Siinkohal ma vabandan, väikene tehniline naps tuli sisse, ma teen kahes osas selle mõttelõnga, ehk siis üks oli nagu eile hommikul tehtud, see, mis praegust tuleb, on täna hommikul, aga ma loodan, et sellest midagi hullu ei ole ja siit jätkan siis sellega, et see ongi see skeem, kuidas tehakse see suur lähtestamine. Ma arvan, et väga paljud inimesed on ka lõpuks aru saanud, et see kokteilide manustamine ja see hüsteeria, see paanika, mida üles kööti, apartheidisüsteem, mida loodi, see oli ju täpselt nende käsikirja järgi tehtud, ega siis need terviseametid ja kõik need riiklikud struktuurid ja ketikoerad, kes tänavatel käisid ja see oli kõik täpselt stsenaariumite järgi ette antud, et kuidas te peate käituma ja kuidas rahvas tuleb ohjata. Ja nüüd on täpselt seesama asi tulemas veidikese räigemas teises formaadis, sest nüüd tuleb täielikult sõjavägi Euroopas tänavale. See Bundeswehri uus eriüksus, see on ambuni relvastatud ja need on hullemad ilmselt kui mingisugused sõjaaegsed, teise maailmasõja aegsed fašistid, ma arvan. Sest vaadake, kui kõik see lõustaraamatu või see ka lõustaraamatu ja kui see kõik Mehhiko õlleviiruse see jama algas, siis ma tegin Mehhikost ühe ülekande, kes viitsib tagasi kerida 2021 vist oli, 2020, 2020 enne kui asi hulluks läks. Ühesõnaga seal mingi hetk oli, kus ma ütlesin, et andke ainult politseile võimalus, andke ainult jõustruktuuridele võimalus ja need hakkavad hambaid näitama, oma jõudu näitama oma rahva peal ja kõige peal, sest neil on psüühikasse sisse kodeeritud, sest nad ongi selleks loodud, nad ongi selleks ette nähtud, et teid maha suruda, et teid põlvili suruda. Andke ainult võimalus, andke liikluspolitseile võimalus, ta peedistab teid, andke võimalus kiirust mõõta kusagil, teid võetakse rajalt maha, peedistatakse. Ja täpselt samuti on sõjaväega ka nii, et anna ainult relvad kätte, anna ainult eri varustus selga ja nad tunnevad ennast ju nii hästi selle sees, sest nad on sõjardid, nad on loomult sõjardid, nad on loomult välja koolitatud inimesi, mis tahes siis jõuga maha suruma, tapma, kui vaja on, tulistama, kui vaja on, valimata siis vahendeid, olete igasuguseid videosid näinud internetist ja mis te arvate, et kui tänavarahutused hakkas seal Saksamaal või siis kus iganes seal Tšehhis oli 70 000 inimest tänaval, et seal siis nad ei hakka oma jõudu kasutama ja kumminuiasid ja igasuguseid kilpe ja veekahurid, see kõik tuleb, aga mitte keegi nagu ei oska praegust siis ette kujutada, et mis siis see tagajärg võib olla ja kui kaugele see kõik võib ulatuda, sest ega inimestel see sotsiaalne närv ütleb varem või hiljem üles. Ma ei tea, eestlasel vaevalt üles ütleb, et eestlane on selline möku, et sellele pane kas või, ma ei tea, 10 000 eurot elektriarvet, ta keerab kõik uksed, aknad, luku, juhtmed jäävad rippuma kusagile, elektriarvestit, võlad kaela, võetakse kõik ära, ta ikka istub kusagil nurgas ja kükitab ja mina ei tea, ma ei saa nagu sellest rahvast aru, et kes laseb üldse sellisel valitsusel, kui kuritegelikul pandel üldse tegutseda sellisel moel, et inimesi alla suruda. Okei, nad tahavad Euroopat seal ümber restartida, Ameerikat ümber restartida või suurriike, tehku Venemaal, tehku Euroopas, aga Eesti on ju nii väike rahvas, et inimesed, meid ei ole siin maamuna peal nii palju, et me võiksime olla siis, kuidas öelda, terve riigi ja rahvaga mängukannid, et meie peal tehakse siis selliseid asju ja mis seal nagu põhjuseks ongi see, et inimesed on nii passiivsed. Inimesed kõik kardavad, kõik on ära hirmutatud, mitte keegi midagi jagada ei julge.
nagu varem olen öelnud, et mida naaber ütleb, mida tööjuures öeldakse, äkki mind lastakse lahti, äkki juhtub see, äkki teine, äkki kolmas, keegi näitab näpuga, keegi ütleb, sa oled hull. No aga mis siis, kas see siis kollektiivne hullu olek on siis parem kui üksikisikul või? Sest riik ongi koos oma rahvaga lolliks tehtud, sellepärast, et debiilikud lubavad ainult endaga niimoodi käituda sõna otseses mõttes, sest nüüd ongi siis täpselt näha, et kuidas see lähtestamise, see majanduse põhjalaskmine käib ja viirust enam kasutada ei saa, sellepärast, et kõik on nagu segasumma suvila ja kõik need 10 miljonit Ukraina põgenikku kusagil Euroopa peal ringi sõitmas ja kusjuures ma olen siin Lätis ka nüüd näinud triimimas neid Ukraina põgenikke, täiesti elujõus noored mehed, tundub, et nagu mingid eriüksused täitsa oleksid erariietes, tulevad ilusate kallite autodega siin Salaskriivas bensiinijaama ja millegipärast on see trajektoor siin Riia ja selle Tallinna peamagistraali peal, kus on neid kõige rohkem näha, et ma ei tea, mis toimub. Et mul on vägisi selline tunne, et siin on mingid rohelised mehikesed sisse imbunud ja nad peaksid sõjas praegust olema ausalt öeldes. Ja samas ma näen ka neid inimesi, kes siis tõesti on emad lastega ja kes vajavad abi ja eks ikka neid tuleb toetada ja kõik, aga kuidagi kõik see asi on sedavõrd imelik ja sedavõrd nagu arusaamatu. Eile siis lugesin uudis, kuidas Tallinnast Singli hotellil oli 4 miljonit antud, et Ukraina põgenikke majutada. No vaadake, see ongi see Euroopa rahapesu, see ongi see suure skeemist üks osa. Toome inimesed sisse, paigutame nad ära. Nüüd visati need vaesekesed tänava peale, nad ei saa ise ka aru, et nendega manipuleeritakse. Kes need hotellide täied, kõik neid inimesi sisse on toonud. See on ju kõik riigi ja valitsuse korraldatud. Kui oleks tahetud mingisugust, kuidas öelda, mingisugust piirangud või mingit erikontrolli või midagi teha, siis olgi piiri peal blokkpostid kontrollitud, mis iganes, aga massiliselt on toodud nüüd neid inimesi sisse kontrollimata, kes, kus, mis Brüsseli rahadest on makstud hotellidele. Ilus äri, puhas kapitalism on ju, see on sedavõrd idiootsus kõik, mis toimub, et minu mõistuse võtta kinni, ausalt öelda, kujutage ette juba see ainuüksi fakt, et hotellina on 4 miljonit makstud, lihtsalt lambist, et võtta inimesed sisse põgenikud. No järelikult see pidi suur plaan olema, kust riigil on neid miljoneid kogu aeg võtta, et toita seda, teist, kolmandat, et sinna, ma ei tea kuhu veel, aga siit tulebki välja, et see miljard, mis anti Eestile, et kõigi eelduste kohaselt sinna oli juba kõik see sisse kirjutatud. Oma rahvale mitte kunagi ei ole raha jagunud, aga võõrastel on jagunud. Ja ma ei tea, mis see siis nagu lõppresultaadina teeb, et kui lähebki jamaks ja enam elektrit keegi juba maksta ja kõik panevad uksed kinni, et kuhu siis need inimesed lähevad, kuhu omad inimesed lähevad, mida nad tegema peavad. No ütleme niimoodi, et see pilt on ääretult katastroofiline, mis on tulemas ja ütlen vaid ühte, et Putin on tööriist globalistide käes üks süsteem, üks uue maailmakorra loomine, sest ei saa teistmoodi neid null ära kaotada, ei saa teistmoodi finantsi põhja lasta, ei saa teistmoodi alustada siis uue mingisuguse puhta majandusega, kui vana ei ole ära hukutatud. Ja me näeme nüüd väga hästi, kuidas see vana hukutamine käib. Nüüd on nagu see põhitõde välja tulnud. Elekter, gaas, paneme kõik kinni, jäävad kõik firmad, tehased, vabrikud, kõik jäävad seisma. Euroopas suur külmahäda, näljahäda, selle poole oleme teel. Et inimesed valmistuge selleks, see kõik tuleb. Mul on hea meel, et mõningad hakkavad juba aru saama sellest, paljud ei julge iitsatadagi, aga see oli siis see teema, mida ma eile täna kokku rääkisin, mõtlesin, sellega ma lõpetan, hommik on juba kell on päris palju vaja tegemistega tegema hakata, päevatoimetustega kuulame jälle, kui õige aeg on. Aitäh teile ja ilusat päeva!